Need tudengid olid šokeeritud, kui nad mõistsid, et nende kogu poliitiline identiteet, et nad on vasakpoolsed, on tegelikult vale. Ja et nad ei samastu ühegi hullumeelse vasakpoolse poliitikaga, mis on saanud uueks normiks. Neile on lihtsalt sisendatud uskuda, et nad ongi sellised. See on suurepärane video Ami Horowitzi ja Daily Wire'i poolt. Vaatame seda. Kas ma just šokeerisin sind? Jah. Kas ma just pöörasin su maailmapildi pea peale? See on piinlik. Ei, miks see piinlik on? Mina olen Ami Horowitz ja peaaegu 90% mustanahalistest on aastate jooksul hääletanud Demokraatliku partei poolt. Aga kas nende ideaalid vastavad nende hääletamismustritele? Olen siin Los Angeles Southwest Community College'is, et paluda tudengitel teha pime poliitiline test 10 tähtsaima küsimuse kohta, millega meie riik täna silmitsi seisab. See saab olema nii huvitav. Ma lihtsalt tean, et see saab olema nii huvitav. Kas sa pead end pigem vabariiklaseks või pigem demokraadiks? Ütleksin, et pigem demokraat. Sa pead end rohkem demokraadiks. Demokraat. Võib öelda, et ma kasvasin üles demokraadina. Kas naisel peaks olema õigus teha hilisaborti? Ei. Mina ütlen jah. Ma arvan, et see on nende keha jah. Absoluutselt. Ei, sa peaksid selle otsuse tegema enne, kui laps üldse kujuneb. Kas me peaksime kulutama rohkem aega ja vaeva ebaseadusliku immigratsiooni peatamiseks või vähem aega ja vaeva? Jah, me peaksime sellele rohkem aega kulutama. Okei. Ma arvan, et vähem. Kas vanematel peaks olema rohkem kontrolli hariduse üle või peaks valitsusel olema rohkem kontrolli hariduse üle? Venemaal. Vanemad, valitsus. Tõenäoliselt valitsus, okei, sest neil on raha. Tead, mis selle juures kurb on igaüks, kes tegelikult teab midagi oma poliitilisest identiteedist ja sellest, millesse nad usuvad ning miks nad hääletavad demokraatide või vabariiklaste poolt, teab täpselt, kuhu see video välja jõuab. Ja see on hullumeelne näha, kuidas, kui sa võtad ära selle demokraatide versus vabariiklaste asja, jäävad alles ainult loogilised argumendid. Kas valitsus peaks olema see, kes kontrollib sinu lapse haridust või peaks sul olema selles sõnaõigus? Ma mõtlen, ma ei tea. Mulle tundub, et vanematel peaks olema sõnaõigus nende laste hariduses, kelle nad maailma toovad, eks. Ma mõtlen, see on ju igale mõtlevale inimesele loogiline. Aga kui see on juba poliitilise ideoloogia raamidesse pandud, siis inimesed ei suuda enam isegi sinna jõuda, sest neid on nii tugevalt tembeldatud ja raamidesse surutud, et nad arvavad, et peavad esindama seda, mille eest nad seisavad, mitte seda, mida nad tegelikult mõtlevad. Tere tulemast saatesse The Pushback. Mina olen teie saatejuht Meira Ka. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, kommenteerige, laikige ja nii edasi. Levitage sõnumit. Me püüame tõde levitada ja seista vastu sellele hullusele, mis on toimunud. Ja kui tunned, et see on ka sinu teema, siis tere tulemast. Nüüd oled osa meie liikumisest. Sellised asjad. Okei. Valitsus aitab inimesi. Kas maksud peaksid üldiselt olema kõrgemad või madalamad? Madalat maksud. Ma mõtlen, kas peaksid olema kõrgemad maksud või madalamad maksud. Kui sa vastad kõhutunde järgi, siis su vastus on madalamad maksud. Kui sa mõistad majandust, siis sul võivad olla teatud kaalutlused, et mõnes valdkonnas võiksid maksud olla kõrgemad. Aga reeglina tahaks enamik inimesi hoida endale suurema osa rahast, mille nimel nad on kõvasti tööd teinud, välja arvatud juhul, kui neile on seda kuidagi valesti esitletud. Ja seda on esitletud kui kapitalismi, mitte kui imelist suurepärast sotsialismi. Madalat maksud. Ma pean valima madalamat maksud, ma pean lähtma sellest, millest sina usud, tüdruk mees. Just seda mõtlengi. Ma usun vähem. Ma tunnen, et madalamat maksud. Madalamat maksud. Loomulikult. Minu isiklik majanduslik olukord, minu isiklik rahandus on oluline. Kas meil peaks üldiselt olema rohkem politseitööd või vähem politseitööd? See on hea küsimus. Mulle meeldib see. Kui politseitöö on tõhus, siis rohkem politseid. Ma ütleksin, et rohkem politseid. Kas me peaksime lubama lastel meditsiiniliselt sugu muuta? Ei. Ma arvan, et nad tühistavad selle. Ma arvan, et me peaksime ootama, kuni nad teavad rohkem. Sa ostad otsuse, sa teed sellest liiga suure numbri. Ei mingil juhul. Ei, selle üle peab mõtlema. Ei mingil juhul. Selle üle ei pidanud ma üldse mõtlema. Õige. Selle üle ei peakski mõtlema. Politseitöö võib olla keeruline, sest mõned teist on üles kasvanud selle uskumusega, et politsei on ohtlik ja halb teie jaoks. Ja mõnes mõttes on selles ka tõde, aga nagu laste soovahetuse puhul. Kas asel peaks lubatud teha mingeid otsuseid? Kas neil peaks olema lubatud teha rahalisi otsuseid? Kas neil peaks olema lubatud kasutada oma raha mänguasjade ostmiseks? Ei, neil ei peaks olema lubatud teha rahalisi otsuseid, nad ei peaks tegema abielu otsuseid, nad ei peaks tegema seksuaalseid otsuseid ega ka otsuseid oma keha amputeerimise kohta. Ma mõtlen, see on tegelikult üsna lihtne talupoja mõistus, kui see poliitilisest raamistikust välja võtta. See lihtsalt on nii. Me lubame meestel, kes on ülemineku naisteks, võistelda naistega spordis. Ei, ma ütlen ei.
Kas me peaksime lubama meestel sugu vahetada? Kurat, ei mingil juhul. Ei, see ei ole õiglane. Ei, see ei ole õiglane. Tead, kes ütlevad, et ei, see ei ole õiglane? Mehed. Kas sa vaatad seda? Naised on nagu, vaata seda korraks. Ei mingil juhul. Ei, peab selle peale mõtlema. Jah. Mina mingil juhul ei pidanud selle peale mõtlema. Kas peaksime lubama meestel, kes vahetavad sugu naiseks, võistelda naiste vastu spordis? Tšaa. Jah, kas sa tead miks? Sest talle on öeldud, et nad on naised. Ja ta peab ütlema, et nad on naised. Ning nad ongi naised. Nad on naised. Aga arva ära, kes nii ei tunne. Mina ütlen ei. Kas me peaksime lubama mehi üleminekul? Mitte mingil juhul. Mitte mingil juhul. Ei, see pole õiglane. Nagu Lea Thomasse olukord, tead küll. Jah, ei, üldse mitte. Ta oli meeste seas umbes 500 kohal ja siis naiste seas esimene. Domineeriv. Jah, see on naeruväärne. Tead miks? Sest need mehed teavad, et nad on naistest tugevamad. Naised võivad küll tahta seda kõike peale suruda, öeldes ei, me oleme sama võimekad kui mehed. Aga mehed teavad, et nad on tugevamad. See ongi kõik. See on lihtne ja selge. Ja kui sa paned naiste võistlusele, siis nad võivad domineerida, isegi siis, kui nad on halvad. Ja nende jaoks on üsna ilmne, et kui keegi, mees, üritab olla naine, et võistelda naiste spordis, siis nad lihtsalt üritavad naisi võita ega anna naistele ausat mängu. Aga naised on nagu jah, muidugi, see on täiesti okei. Curb. Bioloogilised erinevused meeste ja naiste vahel. Tead, meeste ja naiste vahel. Kas me kulutame rohkem raha sotsiaalprogrammidele ja suurendame võlga või kulutame vähem raha sotsiaalprogrammidele ja vähendame võlga? Me peame vähendama võlga, vähem raha sotsiaalprogrammidesse, vähendame oma riigi võlga. Rohkem raha. Paljud inimesed vajavad seda. Ma ütleksin, et vähem. Kas keegi peaks hääletamiseks isikut tõendavat dokumenti näitama? Et näidata, kes nad on. Veel. Vaata, ma ausalt arvan, et see tüdruk on lihtsalt palju neid jutupunkte lugenud ja nüüd ongi selline, et ei. Muidugi, keegi peab hääletamiseks isikut tõendavat dokumenti näitama. Ma mõtlen, et kuidas sa siis veendud, et keegi ei hääleta 15 korda? Muidugi peab keegi hääletamiseks isikut tõendavat dokumenti näitama, see on lihtsalt loogiline. See on lihtsalt loogiline asi. Sa pead oma isikut tõendavat dokumenti näitama, et panka minna, eks, et oma rahaasjade juurde pääseda. Sa pead oma isikut tõendavat dokumenti näitama, et reisida. Miks ei peaks sa siis oma isikut tõendavat dokumenti näitama, kui otsustad, kes hakkab sinu riiki juhtima, ma mõtlen, eks? Regulatsioonid ja kõrgemad maksud, et peatuda kliimamuutused või vähem regulatsioone ja madalamad maksud, et majandust elavdada? See on raske küsimus, jah. Ma mõtlen selle peale. Ei, võta aega ja mõtle sellele tõsiselt. Sa saad hakkama, mees. Ma seedin seda küsimust. Võta rahulikult, mees. Ära muret. Vähem. Ma arvan, et sa peaksid kliimamuutuste vastu võitlema. Kas oled valmis teada saama, mis sa oled? Tšaa. Oled valmis? Lõpus on tulemus. Vabariiklane, vabariiklane, demokraat, vabariiklane, demokraat, vabariiklane, 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 demokraat, vabariiklane, vabariiklane, vabariiklane. See on suur R, see on suur R, see on suur R, see on suur R, vabariiklane, 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 demokraat. Vabariiklane, 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 vabariiklane. Demokraat. Peale selle, et on šokeeriv ja meelelahutuslik vaadata, kuidas nad endast välja lähevad, on ausalt öeldes südant lähestav sellele mõelda. Lihtsalt sellepärast, et üks partei tegi paremat tööd brändingu ja teemade muutmisega ning ei harinud oma inimesi. Nii et inimesed arvavad, et nad kuuluvad millessegi, kuigi tegelikult nad ei kuulu ja nad ei hääleta nende poliitikate poolt, mida nad tegelikult oma riigile tahavad. See on hullumeelne. Need on ülikooli tasemel tudengid. Need on inimesed, kes peaksid olema haritud. Küsimused, millest nad just läbi käisid, on lihtsad, elementaarsed poliitika küsimused. Aga tänapäeval ei ole hääletamisel ja poliitilisel identiteedil enam midagi pistmist poliitikate ega sellega, mille eest parteid tegelikult seisavad. See on rohkem seotud sinu sotsiaalse kuvandiga. See on nagu, kas ma usun, et armastus on armastus. Nad on kõik ümber brändinud ja eemandanud tegeliku intellektuaalse järjepidavuse. Ja sellepärast on need tudengid šokeeritud. Nad ei peaks olema šokeeritud. Igaüks, kes teab midagi demokraatide ja vabariiklaste poliitikast ning vaatab seda videot, saab täpselt aru, kuhu see suundub, kuid nemad ei saanud sellest aru. Kuramus, demokraat, abordi teemad. Vabariiklane, immigratsiooni osas, soo küsimuses, vabariiklane. Kulutuste osas, vabariiklane, valimiste puhul, valija ID pooldaja, vabariiklane. Sa oled 1, 2, 3, 4, 5. Sa oled 60% vabariiklane. Sa oled samuti 60% vabariiklane. Sa oled rohkem vabariiklane kui demokraat. 70. Wow. Sa oled 70% vabariiklane. 60% vabariiklane. Sa oled 60% vabariiklane.
sa oled 70% vabariiklane ja 30% demokraat. ja naljakas on see, et need 30% puudutasid sageli teemasid, millest nad olid meedias kuulnud. Tead küll, me peame kliimast hoolima. Me peame lubama naistel ja meestel liikuda ning abort peab olema kõigile okei, eks. Need on meedia jutupunktid. Need teemad, mis ei olnud meedia jutupunktid, olid need, mille puhul nad polnud kindlad, mille eest nad seisavad. Ja nad suutsid tegelikult öelda, et jah, ma arvan, et loogilisem on pigem vabariiklane. See on selles videos väga oluline punkt. Hullumeelne. Sa oled 80% vabariiklane, ma arvan. võib-olla olen ma vabariiklane. Võib-olla oled sa vabariiklane. Need on need inimesed, kes saavad ise hakkama, eks. Aitavad end ise, jah. Ma mõtlen, me saame ise hakkama. Vabariiklased, need on need inimesed, kes saavad ise hakkama, eks. Jah, me peaksime ise hakkama saama. Ma mõtlen, see on hämmastav. Näed, sellepärast mulle see eksperiment meeldibki. Kas see üllatab sind? Jah, üllatab küll. Ma olen šokeeritud. See on hullumeelne. Ma ei teadnud selle. Kas see on üllatav? Jah, on küll. Jah, on küll. Kas see paneb sind ümber mõtlema, kui sa näed teemasid ja valimisi? Et vaadata rohkem, mida inimesed tegelikult usuvad, mitte ainult nende nime taga olevaid tähti. Jah. Nii sind õpetataksegi. See on nagu poliitiline pärand. Täpselt, me ei suuda tegelikult tuvastada enne kui nad alustavad. Et end harida. Vabariiklased on, seda seostatakse valgenahalisusega. Isegi kui mustanahalised ameeriklased teavad end vabariiklasteks, saavad nad selle eest kriitikat, et nad nendega ühel poolel on. Mul on nii hea meel, et sain seda teha. Nii et üldiselt Mõtlen, et see ongi selle ohteks. See on poliitiline liikumine, mis on end brändinud nii, et kui sa oled mustanahaline, pead sa kuuluma sellesse gruppi. Sa pead, see on jama, see on mõttetus. Inimesed peaksid suutma ise mõelda ja teadma, mille poolt nad hääletavad. Ja see on meilt ära võetud. Sellepärast on see video nii uskumatult oluline. Daily Wire ja Ami tegid sellega suurepärast tööd. ma tavaliselt ei tee videote lõpus kokkuvõtteid, aga selle puhul tundsin, et pean. Me ei leidnud sõna otseses mõttes ühtegi mustanahalist inimest selles ülikoolis, kes pimesi poliitilist testi tehes oleks rohkem ühtinud demokraatidega kui vabariiklastega. Ja ma arvan, et see kehtib sõna otseses mõttes poole demokraatide kohta. Kui sa tegelikult küsiksid neilt, millised on nende seisukohad või isegi enamiku puhul, lausa 90% puhul, kui sa küsiksid, mille eest nad tegelikult seisavad. See oleks rohkem kooskõlas loogikaga, mis tänapäeval on rohkem seotud vabariikliku parteiga, kui näiteks meedia emotsionaalsete loosungitega. Jällegi, tuletame meelde, abordid, transsooliste õigused, rohepoliitikad, need on teemad, millest inimesed kogu aeg kuulevad. Ja tead, see ei ole õiglane, et sa oled vaene. See ei ole õiglane, et sa oled vaene. Neile ei öelda, et sotsialism tahab neilt õigused ära võtta. Neile ei räägita sellest kunagi. Neile lihtsalt räägitakse kõigist neist asjadest ja need olidki need teemad, mille põhjal need inimesed kaldusid rohkem demokraatide poole. Aga kõik muu pani neid tegelikult arvama, et nad on rohkem vabariiklaste poolel. Hämmastav video ja lihtsalt meeldetuletus, et haridus ja teadlikkuse tõstmine võib tegelikult väga palju muuta. See mees veenis ilmselt neid inimesi teisiti hääletama, oma uskumusi rohkem uurima. Ja just sellised vestlused ongi need, mida vasakpoolsed tahavad vaigistada, sest nad ei taha, et sul oleks sõnavabadus. Nad tahavad, et sind tühistataks juba ainuüksi sellise asja ütlemise eest internetis. Nad kardavad seda, sest kui see välja tuleb, paljastub tõde. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.